Tere pärastlõunat kõigile. Leppisime Lauraga nii kokku, et mina teen kõigepealt väikese ülevaate Frankast ja kuna minul on selline professionaali vaade, siis emal on kindlasti hoopis teistsugune vaade. Ehk siis Franka lugu. Franka lugu sai minu jaoks alguse sellest, kui professor Katrin Õunap saatis mulle edasi Franka vanaema e-maili, kus vanaema palus, et kas me oleksime nii kenad ja aitaksime tema tütre-tütart leida esiteks diagnoosi ja teiselt poolt ravi või siis vähemalt mingisugust abi, et kuhu edasi. Ja kui mina siis Frankaga kohtusin, siis tema anamnees oli selline, et ta sündis täiesti ilma igasuguste probleemideta. Tema esimese eluaasta motoorne areng oli küll tavapäraselt õige pisut aeglasem, aga mitte kedagi alarmeeriv. Küll hiljem hakkas ta alles iseseisvalt kõndima 2 aasta vanusena ja esimesed sõnad tulid 1 aasta vanusena, kuid kadusid. Nii et sellel hetkel, kui Franka meie juurde jõudis, oli ta tegelikult 3-aastane. Ja tal oli ka täpselt 3 selge tähendusega sõna. Ja vanemad ise seostasid Franka arengu niisugust taandarengut 11 kuu vanusena läbi põetud raske RSV bronhioliidiga. Eelnevalt oli Frankat siiski uuritud ka Tallinna lastehaiglas, kus oli tehtud siis võimalikku lihashaigust välistav uuring. Oli tehtud ka peamagnetresonantstomograafia uuring, kus siis vastus oli, et võimalik on niisugune ajukahjustus, mis sobiks siis üsasiseselt või perinataalselt läbi tehtud hüpoksiale. Oli Franka ära käinud koos vanematega ka geneetiku konsultatsioonil, kus oli tehtud ka igasuguseid ainevahetusanalüüse ja oli tehtud ka submikroskoopilise kromosoomi analüüs. Ja kõik need olid tulnud negatiivsete tulemustega ja seetõttu geneetiku tollane niisugune kokkuvõte oli, et patsiendil ei ole antud hetkel alust diagnoosida geneetilist haigust. Ja meie jätkasime sealt, kust eelmised olid siis pooleli jäänud või kus lõpetanud. Kõigepealt ilmnes, et Frankal on hästi omapärane käitumismuster ja ma avastasin, et olen selle isegi haiguslukku niimoodi kenasti kirja pannud, sest see hämmastas mind. Ma läksin koju ja üritasin seda iseenda kätega järgi teha ja avastasin, et see on väga raske panna oma 3. sõrm üle 4. sõrme ja vastupidi. Aga mis mind häiris, oli see, et Franka lihastoonus oli suhteliselt madalam kui tavalisel lapsel ja kõige rohkem ikkagi häiris mind see, et need käte stereotüüpiad olid tegelikult väga iseloomulikud. Siis selgus ka, et EEG-l ehk elektroentsefalograafial on epileptiline leid ja kõik meie tugispetsialistid ikkagi ütlesid, et paraku Franka areng jääb eanormist rohkem kui 1 aasta võrra maha. Kui arvestada seda läbipõetud rasket RSV bronhioliiti, siis tekkis ka korraks selline diagnostiline hüpotees, et kas ei olnud tegemist autoimmuunse entsefaliidiga, aga paraku seda ei kinnitanud meil ka magnetiuuring. Võtsin siis ka geenipaneeli sekveneerimise analüüsi, mis paraku saabus minu suureks üllatuseks ikkagi negatiivse tulemusega selles mõttes, et ma olin tol hetkel veendunud, et ma peaksin sealt saama Reti sündroomi diagnoosi. Siis tundsin ka natuke abitust, aga mida ma ei julgenud lapsevanematele tunnistada, aga alustasime siis hoogude vastast ravi, sest teadsime, et 90% Reti sündroomiga patsientidest vallandub epilepsia. Ja
nägin Frankat siis uuesti keskeltläbi kuskil poole aasta pärast ja siis oli tal neid Reti sündroomiga sobivaid stereotüüpiaid juurde tekkinud. Õnneks oli EEG-s positiivne dünaamika ja MRT leid ei kinnitanud enam, et oleks võimalik arvata, et tegemist on mingisuguse elupuhuse probleemiga. Ja otsustasin siis, et saadan perekonna ikkagi tagasi geneetikutele ja doktor Sander Pajusalu tegi siis perekonnale trioeksoomi, õigemini andis selle kohta küll vastuse ja leidis ikkagi siis üles selle, mida oli kliiniliselt ka juba ammu alust kahtlustada, aga kuna tavaline arst ei tea kogu analüüsi üksikasju, siis doktor Pajusalu hiljem seletas, et tegelikult nii võibki mõnikord juhtuda. Ja mis see Reti sündroom siis on? Enamasti tütarlastel esialgu areng normipärane, siis tekib oskuste taandareng, väga iseloomulikud on stereotüüpiad kätega ja vanuse edenedes tulevad ka sellised omapärased hingamise stereotüüpiad, hinge kinnipidamine, hammaste krigistamine ja nagu eelnevalt sai juba öeldud, risk epilepsiaks ja hiljem elus südamerütmi häireteks. Ja leppisime kokku, et Franka ema räägib edasi, et miks oli see ajend, miks nad sattusid meie juurde, milline oli nende reaktsioon siis, kui tuli diagnoos ja paljuski tänu Franka perele ja hiljem ka Lastefondi väga tugevale toetusele oleme me jõudnud ravini. Ja selle raviga on nii rõõmud kui mured ja siis ka see, et miks ei tohi vanemad vaikida ja sosistada, kui peres on harvikhaigusega laps. Aitäh, Eve! Tema on Franka. Siin pildi peal on ta 1,5-aastane, täna on ta 8-aastane. Franka oli väiksena, kuskil 1-aastasena, nagu iga tavapärane väike beebi. Ta oli rõõmsameelne, uudishimulik, tegus. Ja kui ta, ma ütleks umbes aasta vanusena, hakkas kõik muutuma. Ta ei tundnud huvi enam mänguasjade vastu. Ta ei kasutanud oma käsi enam sihipäraselt, tal oli kehv motoorika. Ta hakkas oma käsi kummaliselt mudima ja oma sõrmi väänama. Ta ei hakanud kõndima, tal oli nõrk lihastoonus, hüpermobiilsed liigesed. Ja muidu rõõmsameelsel Frankal tekkisid sellised hüsteeria või nutuhood, inglise keeles on selle kohta meltdown. Ja me ei saanud aru, et mis seda siis just hetk rõõmsal lapsel põhjustas ja me ei teadnud ka, kuidas seda vaigistada. Ja siis algas meie väisamine erinevate spetsialistide juurde ja terapeutide juurde. Ja peale aastat niimoodi praktiliselt igapäevaselt siis erinevate terapeutide ja spetsialistide juures käies sai lugeda epikriisist, et Frankal on arenguhilisus. Aga ema süda aimas, et seal on midagi veel, sest mulle tundus, et Franka on justkui ainuke laps maailmas, kes niimoodi käitub, kes neid sõrmi mudib ja keegi ei osanud öelda, et mis selle põhjuseks on. Nii et siis saigi vanaema siis, kellel oli tutvusi, sai teist arvamust mindud küsima Tartusse ja nii me sinna jõudsime.
siin on siis üks pilt nendest lõpututest koridoridest haiglas ja kus me Frankaga väga-väga palju aega veetsime. Milline oli meie pere reaktsioon, kui saime teada Franka diagnoosi? Esmalt, ükski vanem ei ole valmis sellist uudist vastu võtma ning ammugi ei teada, kuidas selle uudisega toime tulla. Ja tagantjärgi ma tean, et me protsessisime seda suhteliselt nagu klassikalist psühholoogilise trauma kaares olevat protsessi, et alguses oli šokk ja eitus. Seejärel olid sellised tunded nagu kõik saab korda, me saame hakkama ja need vaheldusid siis täieliku lootusetuse, ahastuse tunnetega. Aga ma ütleks, et kõige selle kõrval, nii kummaline kui see ka ei ole, sellel hetkel, kui Franka oli siis 3-aastane, kui me saime diagnoosi, siis tekkis rahu. Rahu selle tõttu, et lõpuks oli meil vastus, mis on need asjad, miks Franka, mis tekitavad nii palju probleeme, miks see mure meil, mis on põhjustanud need muresid. Ja ma väga tahaksin tänada ja tervitada meditsiinigeneetik Sander Pajusalu, kes tol väga sügaval koroona ajal, kui meil saime teada siis geenitulemuse vastused, me ei saanud näost näkku kohtuda, aga me tegime seda üle virtuaalsilla. Et see, kuidas ta meile selle diagnoosi edasi andis, ta tegi seda minu meelest nii inimlikult ja delikaatselt, kui üldse üks spetsialist seda teha saab. Et aitäh talle selle eest. Ja ma panin siia illustreerimaks ühe foto, mis sai tehtud suhteliselt kohe peale seda, kui Franka diagnoosi sai. Me olime ühel loodusmatkal ja giid palus, et siduge see punane pael puu külge ja saate soovida ja soovi, mis täide läheb. Ja oli siis see soov täna 5 aastat tagasi ja on see ka täna. Ma arvan, et ma räägin kõikide harvikhaigustega vanemate või kõikide vanemate eest, kellel on lapsega, laps on haige. See soov on see, et ta saaks terveks. Teekond ravimini. Ma tulen korra tagasi aastasse 2021, kui me olime diagnoosi uudise just saanud ja tulime peale seda uuesti Tartusse uuringutele. Ja peale seda me siis kohtusime sinuga, me leppisime kokku, et võime sinatada. Ja siis ütlesid mulle, et täna Rett-sündroomile ravi puudub, aga meditsiin areneb tohutu kiirusega. Ja mina siis mõtlesin, et milline armas viis raviarsti poolt lohutada ahastuses lapsevanemat. Aga läks aega vaid 2 aastat ja Ameerika Ühendriikidest tuli turule esimene Rett-sündroomi ravi, Trofinetide teibu. Ma mäletan seda päeva väga-väga selgelt, see oli 11. märts 2023. Kui ma seda uudist lugesin oma telefonist ja see pilt on tehtud täpselt sel hetkel, kui see siin praegu ekraanil on. Panin Franka oma voodisse magama ja nagu ta ikka siis lõkerdas naerda ja loomulikult viimane asi, mis ta teha tahtis tol hetkel oli magada. Ja siis ma vaatasin teda ja ütlesin, et Franka, kas sa tead, kui märgiline hetk see praegu on? Muidugi ta ei teadnud, aga see oli esimene kord, kus meil tekkis lootus
millelegi, mis võiks muuta selle haiguse kulgu, mitte ainult sümptomeid. Ja ma tean, et meil käis kodus arutelu ka selle üle, et äkki me peaksime kolima USA-sse, et siis seda ravimit sealt saada, aga meil on siin oma pere ja meil on ka teine laps, et tööd ja sõbrad, et see alternatiiv läks kiiresti laualt maha. Ja kui me ka oleksime kogu oma vara maha müünud, siis sellest oleks ravimi jaoks jätkunud väga väheseks ajaks. Seega, kohe kui see uudis tuli, pöördusime me lastefondi poole, Tartu Ülikooli lastefondi poole, et kui peaks olema võimalus, siis me oleme sellest ravimist huvitatud ja tegime taotluse. Ja ma tean, et sellest 11. märtsist alates on lastefond, Tartu Ülikooli kliinikumi, raviarstid, harvikhaiguste kompetentsikeskus teinud tohutult palju tööd. Me oleme olnud väga palju omavahel kontaktis. Ma tean, mida see kõik tähendab või siis tegelikult ma ei tea. Aga meie jaoks on see olnud see 3 aastat sellest hetkest, kui ravim turule tuli, väga pikk aeg, sest et kahjuks haigus võtab tükk-tüki haaval oma. Aga siis eelmise aasta oktoobris saime alustada Teibu raviga ja lisaks siis Frankale veel 3 last. Edusammud ja probleemid. Ma siis alustan pigem probleemidega. Täna kõige suuremaks probleemiks on meil kõhulahtisus, millele me kahjuks ei ole veel lahendust leidnud. Küll oleme siin spetsialistidega arutanud ja loodan, et saame selle varsti kontrolli alla. Loomulikult, kuna Franka on kõnetu laps, siis me ei tea, kui tekib uus olukord või uus ravim, siis me ei tea, kas kui ta võib-olla nutab rohkem või sa näed, et tal on paha olla, siis me ei tea, kas see on tingitud sellest, et ravim kehas kuidagi toimetab või tekitab ebamugavust või on see millestki muust tingitud. Ja üks väljakutse on veel selle ravimi manustamine. Ehk et ta on nagu spetsiifilise maitsega ja ta peab seda hommikul ja õhtul suu kaudu sisse võtma. Ta on väga nutikas, ta saab väga hästi aru, kui me oleme selle peitnud kuskile toidu sisse, et siis me niimoodi erinevat moodi siis iga päev üritame uusi asju välja mõelda, et kuidas seda ravimit manustada, aga mul on tunne, et kui see meie kõigi jaoks on uus, siis Franka jaoks on see olukord uus, selle ravimi võtmine uus, et iga päevaga see tema harjub, meie harjume, et see läheb paremaks. Aga mis on positiivne? Et Franka on enda mullist, nimetan see mulliks, palju rohkem väljas. Ta tunneb huvi ümbritseva vastu, ta tahab olla kaasatud igapäevategevustesse rohkem. Ta hoiab silmsidet rohkem. Ta kasutab seda oma stereotüüpset käte mudimist vähem ja kasutab ka oma käsi rohkem, kui ta seda enne tegi. Ja mis meile kõige rohkem rõõmu teeb, on see, et kuna Franka iseloom oli selline või on, et ta, nagu ma enne ka ütlesin, et ta võis rõõmsast sellisesse päiksepaistelisest äikesesse sekundiga minna, siis nüüd on need frustratsioonihood, ma ütleks, et praktiliselt ära jäänud ja ta ei vaja enam nii-öelda stimulatsiooniks või rahustamiseks ekraane, mida ta enne väga palju vajas. Ja mis saab olla see parem uudis vanemale kui rahulik ja õnnelik laps. Ja miks ei tohi vanemad vaikida ja sosistada, kui peres on harvikhaigusega laps?
ma tean, et iga vanem kogeb ja protsessib seda teekonda väga erinevalt. Ja minu kogemus on see, et nii kaua, kuni mul oli süütunne, häbi ja ka lein, siis nii kaua ma vaikisin. Aga ma sain üsna kiiresti aru, et harvikhaigus ei ole häbiasi ja meie lapsed ei ole häbiasi. Ehk siis, kui meie räägime avatult, ausalt, väärikalt, siis meie teised lapsed, meie pere, meie tuttavad, sõbrad näevad, et see on asi, millest võib avameelselt rääkida. Kui me ei räägi, siis me ei saa abi, siis ei teki teadlikkust ja siis ei muutu ka protsessid. Ja ma arvan, et me peame olema oma lapse hääl, sest et nad ise ju ei saa rääkida. Ja kõige viimaseks ütlen ka oma kogemusest, et sel hetkel, kui sa hakkad jagama ja rääkima, siis see kõva häälega välja räägitu mõjub sulle justkui nagu teraapia, mis siis jagades sind ennast vanemana ka tervendab. Aitäh! Aitäh teile. On küsimusi saalist kellelgi? Ehk võib-olla mõni veel otsustab, kas küsida või mitte, aga üks küsimus on tulnud ka meil online'is, et doktor Eve Õiglane-Slikk, mis te arvate, kas Retti sündroomiga patsientide jälgimise ja ravi teekond on hästi korraldatud, ehk siis kui hästi või kui halvasti korraldatud? Raske öelda selles mõttes, et paraku iga patsient põeb oma haigust. Ka ühe haiguse piires iga konkreetse patsiendi probleemistik on erinev. Me katsume küll pidada järge ja enam-vähem korra aastas vähemalt neid patsiente näha, aga kõik sõltub tegelikult ka nendest lisanduvatest probleemidest. Need patsiendid näiteks, kellel on epilepsia, kes vajavad epilepsiaravimite niisugust doseerimise kontrollimist ja kõike muud, et need kindlasti käivad sagedamini meie juures. Aga Frankaga me kohtume korra või 2 aastas, sest õnneks Frankal ei ole selliseid suuri lisaprobleeme ja ma siiralt imetlen alati kõiki lapsevanemaid, kes suudavad nende lastega toime tulla ja samas tegelikult andke mulle andeks. Aga see, missugune on lapsevanema suhtumine oma sellesse lapsesse, kas või selle häirega lapsesse, see paraku peegeldub alati selle lapse näolt. Üks küsimus veel. Kui kaua peavad ootama ülejäänud 8 Retti sündroomiga last, et ravi nendeni jõuaks, kas on lootust, et see kunagi juhtub? Saalis istuvad inimesed, kes oskavad sellele vist paremini vastata kui mina. Aitäh teile! Aitäh! Laura Tamm, harvikhaigusega lapse ema ja Tartu Ülikooli Kliinikumi laste neuroloog doktor Eve Õiglane-Slikk.